Tere! Minu nimi on Andrus Vainlo ja siin videos ma soovin rääkida sellest, millised on need 3 sammu, mida tuleb teha, kui te soovite luua endale sissetuleku interneti kaudu. Täna märts aastal 2020 on see teema eriti pakiline, sest et väga paljud inimesed peavad ja on sunnitud olema kodus, sest me teame, möllavad ju igasugused kriisid, viirusekriisid, majanduskriisid ja praegu on see teema eriti oluline, kuid see puudutab ka mitte ainult kriisiaegu, seda sama informatsiooni ja neid samu samme võib kasutada ka siis, kui kõik möödas on. Nii et mis on need 3 esimest sammu, mida tuleks teha selleks, et luua endale sissetulek interneti teel? Esimene samm on see, et tuleks selgeks õppida ja paika panna programmid, millega te hakkate inimestega suhtlema. Sest et mõelge korraks majanduse peale. Igasugune äri ja igasugune raha teenimine, see protsess on see, et inimesed suhtlevad inimestega. Isegi kui te teete e-poe ja müüte oma kaupa kuskil internetipoes, siis isegi siis te peate inimestega suhtlema. Peate suhtlema tarnijatega, peate suhtlema ostjatega, mitte küll nii palju, aga ikkagi. Seega esimene samm selleks, et luua endale interneti kaudu sissetulek, tuleb selgeks teha endale programmid, millega te saate inimestega suheldada. No mis programmid need on? Skype, Zoom. Need programmid tuleb endale selgeks teha ja tegelikult see võib tunduda elementaarne, kuid kui te Skype'i lahti teete, ma esitan teile küsimuse, kas te Skype'is oskate jagada oma ekraani selliselt, et te saate enda ekraani pealt demonstreerida teie vestluspartnerile erinevaid asju. Kui te seda ei tea, siis Skype'i kohta on veel üht-teist teil teada saada. Nii et esimene samm, enne kõike muud, enne üldse seda, et kuidas mida ma kasutan või mismoodi, ärge mõelge selle peale, tehke lihtsalt see esimene samm ära, õppige selgeks programmid, millega te saate inimestega suhtlema hakata. Ja mitte ainult suhtlema hakata, vaid millega te saate ka inimestele demonstreerida mingisugused asju, näidata pilte, näidata skeeme, näidata joonistusi, jooniseid. Zoom on näiteks, Skype on ka, kuid Zoom on eriti hea selleks, et rääkida paljude inimestega korraga. Et alustate loomulikult rääkides inimestega üks ühele, kuid te peate omama ka võimekust rääkida 5 inimesele korrale, 10 inimesele korraga, sest et vaadake, päris elus on ju ka, kas võigi inimesed kontorites, kui töötavad, toimuvad ju koosolekud, kus on 10 inimest, 15 inimest, 20 inimest. Ja terve päev nad suhtlevad ka oma vahel, üks ühele, üks kahele, kaks kahele. Nii et esimene samm enne üldse millegi muu peale mõtlemist tuleks endale installeerida ja selgeks teha programmid, millega te hakkate inimestega suhtlema. Minu soovitus on Skype või Zoom. Teine samm, mis on teine samm pärast seda, kui programmid on installeeritud ja selged. Teine samm on see, et nüüd te peate hakkama inimestega suhtlema. Ärge mõelge veel, mis teemal, kuidas, mis, vaid avage lihtsalt ennast sellisele suhtlemissagedusele. Helistage kas või sõpradele, helistage tuttavatele, võib-olla teil on mõni koolikaaslane, kellega te soovite muljetada, võib-olla koolist rääkida. Oluline teine samm on see, et te hakkaksite neid programme kasutama ja te avaksite ennast sellisele interneti suhtlemisele. Esialgu lihtsalt rääkige sõpradega, rääkige tuttavatega, kuid ka teine samm sisaldab ka seda, et mitte ainult ei räägi sõprade tuttavatega, vaid hakkate osalema ka erinevates kogunemistes, interneti teel loomulikult. Külastage webinare, külastage grupikõnesid, Zoom grupikõnesid. Rääkige sõpradega tuttavatega, uurige, kas kellelgi on mingeid häid ideid. Võib-olla interneti teel leiate kellegi, keda te näete juba, kes teenib tulu internetis. Rääkige temaga. Ehk siis teine samm on avada ennast suhtlemisele ja avada ennast uuele informatsioonile, sest et teate interneti kaudu, selleks, et raha teenida interneti kaudu, seal on lugematu arv võimalusi. Seal on lõpmata palju arv võimalusi. Ja teie teise sammu juures siis hakkate vaikselt nende võimalustega tutvuma ja vaatama ja uurima, mida võiks kasutada, eks ju. 3. samm selleks, et interneti teel omale garanteerida tulu, on see, et te peate tegema otsuse. Te peate tegema kindla otsuse, millist tööriista te hakkate kasutama. Sest et kui teid on ju üks ja te ei saa kasutada mitut erinevat tööriista korraga. Et uskuge mind, olen seda proovinud teha aastaid.
olen proovinud avada e-poode samal ajal tehes 3., 4., 5. asja. Tuleb keskenduda ühele tööriistale ja selleks, et sellele saaks keskenduda, tuleb ju teha valik. Ehk siis 3. samm, tehke teadvustatud valik, millist tööriista te hakkate kasutama. Ja ka selle valiku juures on mõningad asjad, mida tuleks silmas pidada. Täna märtsis aastal 2020 on väga aktuaalne see, et möllab viirus ja möllab majanduskriis. Nii et kui te teete valiku selle tööriista kasuks, et millist tööriista te hakkate sissetuleku loomiseks kasutama, siis selle valiku tegemisel küsige endalt, kas see tööriist on viirusekriisi kindel, esiteks. Teiseks, kas see tööriist on majanduskriisi kindel? Sest et iga raha tootmine, selle taga on ju mingi majandustegevus, mingisugune äritegevus ja te peate mõtlema ja küsima endalt, et kas see tööriist, mida ma valin, kas majanduskriis võib teda ohustada? Kuidas on nõudluste pakkumistega? Peate arvestama, et inimesed on ju nüüd rohkem kodus, inimesed on ju ei kogune enam, ei käi väljas, nad on kodus, internetis, telekas, arvutis, läpakas, kus iganes, eks ju. Et esiteks, kas minu valitud tööriist on viirusekindel, kas ta on majanduskriisi kindel ja kolmandaks ka, mis on ülimalt oluline see, et kui te valite mingi konkreetse tööriista, mida te hakkate kasutama internetis tulu teenimiseks, siis vaadake, et seal oleks ka teejuht, et seal oleks ka inimesed, et seal oleks ka inimene, kes teid toetab, kes teid õpetab, kes teile täpselt näitab, kuidas mingit samme teha. Sest et see on ülimalt oluline. Omada sellist informatsioonilist tuge konkreetse inimese näol, kelle käest te saate küsida asju, kellega te saate kontakteeruda, kes ei ole ainult läbi videode keegi kuskil, vaid et kes oleks ka laivis või reaalselt teile ka olemas. Loomulikult interneti teel, kuid ikkagi te peate jälgima, et teil oleks selline tugi olemas. Ehk siis, kas see teie valitud tööriist on viirusekindel, majanduskriisi kindel ning kas selle tööriista juures on teil ka reaalne teejuht olemas? Keegi, kes on juba seda kasutab, keegi, kes juba teab seda kasutada. Nii et 3. sammu juures, valiku tegemise juures on need ABC 3 asja, mida tuleb silmas pidada. Mina, Andrus Vainlo, olen praegusel hetkel Filipiinidel, Kesk-Filipiinidel, olen teeninud tulu interneti teel viimased 3 aastat juba. Tegelikult tegin seda ka varem, kuid viimased 3 aastat eriti intensiivselt, ehk siis ainult interneti teel sisuliselt asju teinud olengi. Nii et minul on sulle pakkumine, ma saan aidata sul teha esimese sammu, õpetada selgeks platvormid, ma saan aidata sul teha teise sammu, ehk siis ma saan näidata ja samm-sammu pealt demonstreerida, kuidas avada ennast uuele informatsioonile, kuidas inimestega suhelda, kuidas nendega rääkida, kuidas hakata vaatama ja valima endale tööriista. Ja mul on ka 3. lahendus. Mul on tegelikult ka reaalne tööriist pakkuda sulle, mis aitaks sul teenida tulu interneti kaudu. See tööriist on viirusekriisi kindel, majanduskriisi kindel ja pakun ennast selleks teejuhiks või selleks eksperdiks, kes seda kõike ilusti seletab ja näitab. Nii et selleks, et teenida tulu interneti kaudu, tuleb teha 3 sammu ja kõigi 3 sammu kohta saan mina anda konkreetseid juhiseid, saan teid isiklikult konsulteerida. Nii et kui teid huvitab nende sammude tegemine, kui teid huvitab interneti teel sissetuleku loomine, siis kirjutage siia video alla kommentaar, saatke mulle personaalne sõnum, kas siis Facebookis või Instagramis. Nii et olen olemas, kirjutage mulle ja teeme teiega esimese kõne. Esimene samm on see, et teeme teiega kõne või ma saadan teile väikse video, oleneb olukorrast. Teeme kõne ja räägime siis esimestest sammudest. Vaatame üle Skype'i, vaatame üle Zoomi, vaatame üle inimestega suhtlemise protsessi ja siis ma tutvustan ka seda oma tööriista, mida mul pakkuda on, muide, mis väga-väga hästi töötab. Nii et kui teid see asi huvitab, võtke minuga ühendust ja räägime edasi. Aitäh!